Alarise aasta alguses oli üks huvitav uudis. Ma lugesin, et üks ministeerium tegi ettepaneku, ma saan aru, põlevkivi professuuri nime muutmiseks. Et tundub humoorikas, kaugele sellega jõutud on? Muutsite ära? Hetkel veel ei ole muutnud. Käib halduslepingu läbirääkimine ja halduslepingu läbirääkimise käigus on tehtud siis tõesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Tehnikaülikoolile ettepanek, et selle nimetuse võiks muuta millekski muuks, näiteks energiatehnoloogiate professuur. Tänasel hetkel ta on põlevkivitehnoloogiate professuur. On ka vastatud selles osas siis ministeeriumi poolt, öeldes, et riigipoolsed plaanid soovivad kaugeneda põlevkivist, et siis võiks ka ülikool hakata seda nimetust juba muutma. Aga millegipärast ministeerium võib-olla ei tea, et tegemist on ühest 8 tehnikaprofessuurist, mis ülikoolis on ja neid tegelikult nii lihtsalt muuta ei saa, esiteks. Aga teiseks, tegemist on põlevkivitehnoloogiate professuuriga, see ei ole põlevkivienergeetika professuur, mis tähendab seda, et katab ikkagi oluliselt rohkem põlevkiviga seonduvat temaatikat kui ainult elektrienergia tootmine. Seda on siin ülikoolis uuritud, põlevkivi kui tehnoloogiat on uuritud, no ma ei tea, kui kaua, 100 aastat? Võib julgelt väita, et Tehnikaülikooli loomise algusaastatest peale. Nii et see võiks olla ka üks osa siis Tehnikaülikooli juurtest. Nii et ma arvan, et mõistlik on ikkagi teada, millised maapõueressursid Eestis on ja me peame teadma ka, mismoodi neid väärindada, kasutada. Seda teadmist tasub hoida ka tulevastele põlvedele. Aga vaadates ka tänaseid arenguid maailmapoliitikas, kus geopoliitika on muutunud, tänaseks on muutunud energiapoliitika, muutumas on ka kliimapoliitika, tundub see väga lühinägelik hakata midagi sellist nüüd nii kiiresti muutma. Nokkida mingi detaili kallal, eks ole. Ma mõtlen just nimelt nagu seda, et ega on teatavas mõttes detail, et kuidas sa nimetad mingisugust ülikooli, ütleme, uurimissuunda. Kui me selle ära võtame, siis tõenäoliselt tegeletaksegi ju sellega vähem, et kui me seda kuidagi ümber nimetame. Mida ma silmas pean on see, et seda ju tahetaksegi. See on ideoloogiline mõte. Või kuidas teile tundub? Tänases sellises poliitilises olukorras võib-olla ei ole ta tõesti kõige niisugusem atraktiivsem nimetus. Aga ega kui me seda nüüd nimetame kuidagi teistmoodi, siis see ei tähenda seda, et ära kauks, et siin on tehtud ettepanekuid nimetada kas või ka siis kas kukersiidi tehnoloogiate professuur või... See ei ole üks sama või? No tegelikult ta on üks ja sama. No ma arvan, igati väärikad ettepanekud kindlasti ka. Küsimus on selles, et kui palju on selles energiapoliitikas, mida meil Eestis viimase 10 jooksul umbes, võib-olla rohkem on aetud, kui palju on selles tegelikult sellist ideoloogiat, sellist poliitilist soovmõtlemist? Ma arvan, et Eesti on väga palju ära teinud, kindlasti ka nii mõneski kohas olnud eeskujuks, et kui me jätame nüüd kõrvale Põhjamaad, nendes riikides on hüdroenergiat väga palju ja seeläbi on neil võimalik siis taastuvenergia osakaal ikkagi väga-väga suureks saada. Aga järgmisena juba tuleb Eesti ju ja Eestit on aidanud siis tipus hoida meie kohalik puit, mida on energeetiliselt väärindatud, nii et selles mõttes me oleme Eestis teinud väga palju ja väga olulist, aga me oleme ära unustanud selle, et kui nüüd vaadata kogu energiapilti Euroopa Liidus, siis kuidas Euroopa on hästi välja paistnud rohelisena on see, et tegelikult üle poole primaarenergiast on hoopiski olnud energiaimport ehk keegi teine on meie jaoks neid kütuseid tootnud või meie jaoks energiat tootnud. Aga mis nüüd on hädaks muutumas on see, et me enam ei tohiks ka väärindada kohalikku ressurssi, milleks on puit, kuna Euroopa Liidu vanemad riigid Lõuna-Euroopas on oma metsavarud siis ammendanud, võime ütelda julgelt ka, et nad on üle raiunud, üle tarbinud, siis täna on Eesti kahjuks sattunud sellisesse olukorda, et kuna teised riigid on seda hüve liiga palju kasutanud, siis Eesti ei tohiks seda teha ja me peaksime siis seda metsa rohkem hoidma, et mitte mingisugust hüve sellest saamata, me selle metsa siis jätame lihtsalt nii, et keegi peaks majanduslikult meile sellest ka kinni maksma, aga kui seda ei tehta, siis ma jõuan sinnani, et ikkagi kohalikku ressurssi tuleks Eestis väärindada. Kui vaadata seda energiapilti suuremalt veel, siis Eesti
oli väga pikka aega Euroopa Liidu kõige energiasõltumatum riik üleüldse. Seda on aidanudki meil tagada põlevkivi. Kui vaatate, kui palju on põlevkivist elektrit toodetud ja kus seda on toodetud, siis te näete, et tegelikult Auvere elektrijaam on suurema osa ajast töös olnud ja elektrit ka võrku andnud, mis tähendab seda, et kui on uued kaasaegsed tootmisvõimsused, mis töötavad kas või ka siis põlevkivil, on nad turul igati konkurentsivõimelised. Nii et need ressursid, mis Eestis täna on, biomass, põlevkivi, nad on ka igati turukõlbulikud, kui me seda nagu tahame ja kui me selle jaoks rajame ka uusi tootmisvõimsusi. Tavainimene näeb oma arvet, elektri hind on nüüd kohutavalt kõrge olnud. Mis meil nüüd siis toimub sellel turul? Miks turg ei tööta nüüd siis? Me oleme olnud ju turul nüüd täna üle 10 aasta. Üle 10 aasta ei ole toimunud ka suuri investeeringuid tootmisvõimsustesse ja olemasolev ressurss on lihtsalt kas ammendunud või ammendumas. Ja siin võime tuua näite siis autopargist, et kui teil on ikkagi auto, mis on juba 15 aastat vana, kui meil on siis ka nüüd masinad, mis on 50 aasta vanused, nagu meil täna, ja 60 aasta vanust, nagu meil täna on vanad põlevkivi energiaplokid, et siis ilmselge, et toome paralleeli siis Moskvitsiga või Zaporožetsiga, mis on nii vana, et kütusekulu on kindlasti oluliselt kõrgem, keskkonnamõju on oluliselt kõrgem, töökindlust põhimõtteliselt ei ole. Et kas investeerida siis uutesse juhitavatesse tootmisvõimsustesse, mis on siis kohalikul ressursil baseeruv, kas ta nüüd on siis puidul, kas ta on põlevkivil või siis me tahame minna Euroopa teed, kes tahab energiatootmise viia gaasile. Aga Eestis on täna kaevandused olemas, seeläbi siis on võimalik seda põlevkiviga võtta kasutusele ja nii, et see raha jääb siia Eestisse. Ja kui vaadata nüüd ka seda hinda, et siis täna põlevkivi energia hind Auverest on olnud ju ka konkurentsivõimeline, et on olnud võrreldav nende hindadega, mis tuleb nendest maagaasi elektrijaamadest, mis tähendab seda siis, et kas me tõesti siis tahame minna importkütusele, kui on kohalik kütus olemas, süsinikdioksiidi emissioonikaubandus vaadatakse ka üle, et Eesti peaks seisma enda riigi huvide eest, et see CO2 kvoodi hind liiga kõrge ei ole, et me lihtsalt ei laseks põlevkivist toodetavat energiat ebamõistlikult kõrgeks maksustada. Kõik on täna poliitiliste valikute küsimus. Et aasta alguses Ameerika energeetikaminister ütles, et nende energiatootmine tulevikus hakkab baseeruma siis esimene on kivisüsi, teine on maagaas ja kildagaas, kolmas on siis tuumaenergia. Tuli ka rahvusvahelisest energiaagentuurist uudis, et rahvusvaheline energiaagentuur enam kliimaküsimustega ei tegele. Aga Ameerika survel see eemaldati. Kõige suuremad fossiilkütuste kasutajad täna on ju Hiina, Ameerika, Venemaa, India ja kui me ei suuda neid mõjutada, siis me peame ikkagi väga selgelt vaatama ja heatahtlikult olema ka isekad just selles kontekstis, et siis me peame vaatama ka, et kuidas meie enda inimeste huvid ja ettevõtete huvid oleks kaitstud ja seda on võimalik ikkagi tagada energiajulgeolekuga ja energiajulgeolekut tagavad ikkagi kohalikud energiaressursid. Et kui te nüüd vaatategi energiahindasid, kui me nüüd ikkagi hakkaksime hinnastama seda nii nagu peaks, ehk me vaataksime seda siis süsteemi tervikhinnana, siis me saame aru, et see jutumärkides kallis põlevkivi elektri hind või kallis bioenergia hind või võime võtta see juurde ka siis gaasielektri hind või tuumaenergia hind. Kõik nad on sisaldanud neid olulisi süsteemiteenuseid. Sageduse hoidmine, reguleeritavus, niisuguse suure inertsi tagamine, kõik on selles hinnas sees olnud. Ja kuna neid jaamasid ja nende jaamade toodangut võrgus on jäänud vähemaks, siis on olnud vaja elektrivõrgu töös hoidmiseks teha siis teistsuguseid investeeringuid. On nüüd siis rajatud veel sünkroonkompensaatoreid, täna tegeleme siin salvestuslahendustega ja ainuüksi seda me teeme siis sellepärast, et võimaldada siis veel suuremal osakaalul päikese ja tuuleenergial võrku saada. Ja meeldib see meile täna või ei meeldi, millegipärast ikkagi jaanuari ja veebruari kuul me ikkagi ei ole saanud ei üle ega ümber ka siis nendest juhitavatest tootmisvõimsustest ja nende vajadusest. Ja siis me peame ka aru saama, et ei ole siis mõtet minna ka ühte äärmusesse. Et me vaatame ikkagi, milline lahendus meie jaoks on kõige optimaalsem, nii et see energiavajadus on rahuldatud, sest et
toimus ka tarbimise tipp veebruarikuus ja siis oli vaja ainult juhitavaid võimsusi. Ehk me täna ei saa rääkida ka sellest, et meil on vaja ainult siin 1000 megavatti juhitavaid võimsusi, vaid me peaks rääkima sellest, et kõigepealt milline on see tarbimise tipp ja seda veel suurendama vähemalt 10%, ideaaljuhul 20%. Ja nüüd, kui me teamegi, et on vaja juhitavaid, me tahame ka taastuvenergia osakaalu hoida, siis me peame leidma sellise niisuguse kuldse kesktee, aga seda saabki leida, kui me vaatame süsteemi terviku koguhinda. Ehk kui täna on võrgutasudena tulnud nii suured ja kallid komponendid, siis see ongi valikute küsimus. Tarbijat huvitab lõpuks ikkagi ju see lõpphind, mis tuleb välja maksta. Täna on ju 70+% tarbijatest oma elektri hinna fikseerinud, mis näitab seda, et tarbija tahab kindlust. Aga ju rahandusminister on siin ütelnud, et fikseerige hind ja on räägitud siin 11 sendist, erinevatest hindadest, mis on juba enam-vähem samas suurusjärgus, mis on meil siin kas siis gaasi elektrijaamadest või põlevkivi elektrijaamadest. Ja me peame tegelema siis ka selle CO2 kvoodi hinnaga. Ja ma korra liigun selle CO2 teema juurde ka. Minu käest on ka küsitud, et milline on see õiglane lähenemine, milline on see õiglane süsteem. Hiina CO2 kvoodi hind on seal suurusjärgus 25 eurot ja kogu lugu. Et ta ei ole kuidagi ka börsipõhine, ongi ettevõtetele ka teada. Kui keskkonnanõuded ei ole nii karmid, kui on täna Euroopas, siis on võimalik seda energiat saada märkimisväärselt odavamalt. Euroopa majanduse kogu toodang on aasta-aastalt vähenenud. Omal ajal ta oli siin 20% juures, täna ta on juba vähem kui 10%, on ta 9%, mis tähendab seda, et Euroopal maailma majanduses väga suurt mõju ei ole. Loota siis, et me suudame siin maailma asju niimoodi lihtsasti muuta, võib, aga elu näitab, et see ei ole väga realistlik. Ja see, kui me siin nüüd oma siis kohaliku energiatootmise viime impordipõhiseks, ega me sellest maailma paremaks ei muuda ju. Et me saame maailma paremaks muuta ikkagi siis, kui me oleme eeskujuks ja näitame, mismoodi neid asju teha. Ja kui täna ikkagi neid alternatiive ei ole, siis tuleb lähtuda ikkagi nendest võimalustest ja nendest oludest, mis meil on. Kui me jätkame sama rida pidi, meil energia hind endiselt jääb tänu sellele CO2 kvoodile, aga ka muudele, eks ole, projektidele siin panustamine siis nii-öelda tuuleparkidele ja nii edasi, jääb endiselt kõrgeks. Ega see siis peaks olema suht nagu üsna heas korrelatsioonis ka sellega, milline on meie majandustegevus ja meie majanduse suutlikkus, eks ole. Et see on see probleem, mis siis hakkab meie elujärge siin mõjutama järgmistel aastatel, kui me ei muutusi ette ei võta. Kui päikesepargid ja tuulepargid toodavad, integreerimegi selle akulahendustega, veel mingisuguste tulevikutehnoloogiatega, see hetkel ei likvideeri Auvere olemasolu vajadust, mis tähendab seda, et isegi ka kui Auvere töötab nüüd siis 5000 tunni asemel 4000 tundi, siis need kulud, mis on vaja siis katta nüüd Auvere elektrijaama opereerimiseks, tuleb ikkagi katta, mis tähendab seda, et jah, selle siis tunni hind läheb ju veelgi kallimaks. Siis ongi nii, et me tekitame olukorra, kus hinna kõikumised tänase turupõhise lähenemisega lähevad veelgi kõrgemaks. Kas see on see, mida me tahame või me tahame ikkagi saavutada nüüd seda, mida tarbija on siis indikeerinud, et soovitakse niisugust fikseeritud hinda. Seda fikseeritud hinda me saamegi siis, kui me leiame ikkagi nende süsteemide vahel niisuguse optimumi, teades, et meil on neid juhitavaid võimsusi vaja ja nad on hea täiendus siis nendele juhitamatutele. Siin ma võingi tuua näite, et on toimunud ka väga suur töövõit. Et siin veel 5 aastat tagasi öeldi, et Eestis ei ole üldse vaja juhitavat tootmisvõimsusi. Eestil piisab ülekandeliinidest ja siis on varustuskindlus tagatud, tuled põlevad, toad on soojad. Täna õnneks me oleme jõudnud nüüd seisu, kus öeldakse, et ainult ülekandeliinidest ei piisa. Meil on vaja ikkagi kohalikku juhitavat võimsust ja me oleme jõudnud juba sellise maagilise väärtuseni, milleks on siis 1000 megavatti. Mina ütlen, et seda vähe, nagu ma ütlesin, et see peaks olema ikkagi samas mahus, kui meil on tarbimine. Seletame lihtsalt lahti. Miks see peab olema samas mahus, kui on tarbimine? Võtame veebruarikuu.
tuuleenergia aeg-ajalt isegi oli negatiivse väärtusega ehk tuulikud tuleb ka soojendada, neid tuleb siis ringi liigutada ja nad tarbivad energiat. Päikesepaneelid ei tootnud sellepärast, et nagu päikest ei ole, valgust ei ole ja päris paljud paneelid on ka veel lume all, mis tähendab seda, et sealt seda elektrienergiat ei tule ja siis võiks ju rääkida, et aga me oleme selle energia ju akudesse salvestanud. Aga me ei suuda täna ju nii palju enam energiat tootagi, kui palju me siin tarbime, rääkimata seda, et see tähendaks seda, et me peaksime suutma siis seda energiat vahepeal salvestada. Ja siis tuleb aru saada ka, et ega akude energia salvestustihedus ei ole ju nii suur, kui me tegelikult tahaksime, et siis olekski vaja mingisuguseid muid alternatiive ja kuhu see energia salvestada ongi siis näiteks mingisugused sünteetilised kütused või siis võtamegi vesiniku, mille hoiustamine on ka keeruline, aga siis tulebki aru saada, et täna muidugi tehnoloogiliselt kõik on võimalik, aga iga uus tehnoloogiline komponent, iga uus tööülesanne, tööetapp muudab seda süsteemi kallimaks, ehk me sellega viime ka seda energia hinda kõrgemaks. Ja siis ma võingi tuua hea näite, et Rahvusvaheline Energiaagentuur tegi nüüd alles uuringu, kus vaadati ka siis Euroopa Liidu energiahinda ja võrreldi seda siis maailma energiahindadega. Ja seal juba jõuti järeldusele, et võttes arvesse, kui palju täna on investeeritud ka siis, see mulle väga meeldib muidugi, teadus- ja arendustegevus uutesse tehnoloogiatesse, siis ainuüksi seeläbi see energiahind võrreldes Ameerika energiahindadega peaks olema 4 korda vähemalt kõrgem. Aga need kulutused täna on ju tehtud, ehk need tuleb ka neid poliitilisi valikuid hakata tegema, et mis nüüd siis saab, et kas need kulutused kompenseeritakse kuidagi või siis meie energiahind jääbki oluliselt kõrgemaks, kui ta nüüd on näiteks Ameerikas. Aga siis me ei saa rääkida ka sellisest ausast konkurentsist. Ehk täna on siis ju konkurentsieelis juba nendel riikidel, kes on vähem investeerinud, kes on vähem neid asju uurinud. See ei tähenda seda, et ma ütlen, et me peaks vähem uurima, aga minu mõte on pigem see, et tuleb mõista ka siis ja vaadata seda konteksti laiemalt, et kui muu maailm sellega kaasa ei tule, siis me ei saa ka enda elanikkonda ja enda tööstust muuta maksujõuetuks. Ja see on see, millega me tegelikult peaksime tegelema ja see on see, mida nüüd on ka siis ütelnud Bill Gates, et Bill Gates oli üks esimesi tegelikult, kes hakkas ütlema, et me peame tulevikus fookuse pöörama heaolule ja tervishoiule ja inimeste hakkama saamisele, mis tähendab seda, et see fookus on nüüd läinud ikkagi väga selgelt sellele, et inimene peab suutma elada inimväärikat elu ja see meditsiin peab seda ka siis võimaldama ja rahakott peab ka seda võimaldama, ehk et me peame ka siis seda meditsiini endale suutma tagada, toitu, kõike muid asju ja siis me jõuamegi sinna, et kui me elame üle oma võimete, siis me seda ju ei suuda saavutada. Nagu ma küsin nagu otseselt, mõtlesin, ega meil minu arust on otsustajatel endiselt see idee vähemalt, kui kuulata neid, et elektri hind oli kõrge, ise olete lollid, et lubage tuulikuid teha, siis läheb esiteks hind madalamaks ja üldse, et paar tuulikut on veel puudu, et see hind nagu madalamaks läheks. Et kogu see loogika, kuulates selle analüüsides seda pahupidi keeraltud loosunglik loogika, et mis meil seal toimub? Et te suhtlete nende otsustajatega, et kas see ei jõua kohale või ei taheta, et see kohale nagu jõuaks, et lihtsalt blokeeritakse ära, kuna on mingi muu motivatsioon? Täna ju seda energiaprobleemi ei lahenda see, kui see energia on odav meil siin juunikuus näiteks. Energiaprobleemi lahendab see, kui meie küttearved, energiaarved oleksid olnud madalad jaanuarikuus näiteks. Ja sellega me peaks tegelema ja see on see lahendus, nagu tuleviku lahendus, et niikaua, kuni me selle juurpõhjusega ei tegele, niikaua on sõna otseses mõttes see eksitamine, et ehitame veel rohkem tuulikuid, et siis energia hind läheb odavamaks. Kas ta läheb jaanuaris odavamaks? Tegelikult ei lähe. Ehk me peame leidma lahenduse, kuidas energia hind siis muuta stabiilseks ja üks on hind, aga tegelikult, et kuidas seda energiat siis ka võtta oleks, et näiteid siin koroonakriisist, et pidime saama reisida,
Soome, Läti ei saanud, rääkimata siis Ameerikast, et nüüd, kui tekib energiakriis Euroopa Liidus, siis iga Euroopa Liidu riik hakkab enda riigi energiavajadusi siis siseriiklikult lahendama. Solidaarsust sellel hetkel ei ole, mis tähendab seda, et ka Eesti peab seisma selle eest, et mismoodi seda energia julgeolekut tagada. Ja siis ma võingi veel võib-olla näite tuua siis turupõhimõttest, et teil võib raha olla, aga kui te täna turule lähete ja kartulid on otsa saanud, siis te võite selle kartuli kilo eest maksta või pakkuda ka 10 eurot, te seda kartulit sealt ei saa. Energiaga juhtub siis sama, et te võite pakkuda ka siis ulmelisi hindasid, aga seda energiat lihtsalt ei ole võtta ja seetõttu tuleb need juhitavate võimsustega tegeleda ja seetõttu tuleb siis ka tegeleda selles kontekstis, et vaadata, et see oleks kohalikust ressursist toodetud. Võib minu käest ka küsida, et miks, et täna tundub ju näiliselt gaasijaamade ehitamine palju lihtsam, odavam, siis jah, me võime nii väita, muidugi, aga siis tuleb ka aru saada, et nüüd 100 megavatti gaasijaama ehitatakse Eesti Energia poolt Narva, aga siis juba on tekkinud teine vajadus, et 50 miljonit hakatakse juba gaasivõrku investeerima, et me peaks need summad kokku liitma ja vaatama, et kas see megavati hind ikka on nii soodne või mitte. Mitte, et ma oleks kuidagi gaasienergia vastu, aga ma vaatan jällegi laiemat pilti, et kui me läheme seda Euroopa Liidu teed, täna on siis, me oleme jõudnud nii kaugele, et välistati omal ajal täiesti gaasienergia, tuumaenergia. Täna on siis tulnud tagasi tuumaenergia, mis tuli isegi enne ja peale seda on tulnud tagasi gaas. Ja siis, kui vaadata nüüd seda gaasi siis keskkonnamõju, kui vaatame siis olelusringi hindamise järgi, siis jah, selles kasutuskohas gaasi CO2 kogus on väiksem, kui me võrdleme teda näiteks siis söejaama või põlevkivijaamaga. Aga kui me nüüd vaataksime ja võrdleksime tervikahelat ehk seda gaasi tootmist, gaasi kättesaamist, gaasi tootmist, puhastamist, komprimeerimist, transporti, siis me jõuame sinnani, et tegelikult põlevkivijaama CO2 emissioon on väiksem kui gaasijaamal. Tuleb vaadata seda süsteemi tervikuna ja tuleb ta meie oludesse sobitada ja meie oludest ja võimalustest lähtuvalt siis teha parimad võimalikud otsused. Ja siis ma võin veel nii palju ikkagi ka selle põlevkivienergeetika kaitseks öelda, et ja kui tõesti juhtub nüüd ime, ma just mõtlen sellepärast ime, et täna on ikkagi sellest CO2 kvoodi kaubandusest või CO2-st üldse on ju Ameerika kaugenenud, kes ka seda toetas, aga et kui jõustatakse ikkagi nüüd see, et me sellega tegeleme edasi, siis kõige lihtsam viis seda CO2 kogust vähendada on seda kinni püüda. Et mul on olnud siin diskussioone ja huvitavaid loenguid ka tudengitega, kus öeldi, et aga miks me seda teeme ja et me ei peaks sellega siis tegelema, aga mina ütlengi, et kui me täna ütleme, et see CO2 on probleem, siis mida te kardate? Et me püüame selle CO2 kinni ja siis me näeme, et kas ta tegelikult on probleem ja kui palju me suudame siis seda mõjutada. Et tehnoloogiliselt on ta võimalik, võime seda rakendada täna, võime seda rakendada 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, aga need tehnoloogiad on olemas ja siis tuleb aru saada, et muidugi see maksab. Aga ka täna siis põlevkivi elektri hind on samas suurusjärgus või isegi odavam koos CO2 püüdmisega, kui on elektri hind maagaasijaamast. Et me alles tegime Kliimaministeeriumile CO2 teekaardi, kus me siis uuendasime oma seniseid seisukohtasid ja väljaütlemisi, aga see hind tuleks veel oluliselt odavam, kui kas seda CO2 kvoodi hinda ei ole või me seda CO2 püüdmist ei rakenda, aga siis tulebki aru saada, et see suurusjärk tuli seal kuskil 13 kuni 16 senti kilovatt-tunnist ehk 130 kuni 160 eurot megavatt-tunnist, mis on ju ka tänastes oludes juba täiesti niisugune aktsepteeritav, sest et kui öeldaksegi, et inimesed on nõus siin 110 euroga hinna fikseerima, aga seal unustatakse ära, et seal on võrgutasude komponendid veel alles, aga selles energia hinnas on võimalik siis need võrgutasu komponendid ära võtta. Maailmas nüüd viimastel aastatel on kõige rohkem taastuvenergeetikasse ja taastuvenergiatehnoloogiatesse investeerinud Hiina ja siin on ta konkurentsitult maailma kõige
suurem riik üleüldse, kes on sellesse panustanud kõige suuremates mahtudes. Ja algul Hiinas tundus ka nii, et minnakse täiesti ainult päikese- ja tuuleenergia teed ja muud lahendused kõik lükatakse kõrvale, sealhulgas ka siis söest energia tootmine. Aga aastal 2023-2024 jõuti Hiinas arusaamisele, et liiga suur taastuvenergia osakaal põhjustab olulisi probleeme võrgu töös hoidmisega ja varustuskindlusega ja leiti, et on vaja juhitavaid võimsusi. Päris suur osa jääb siin nendest juhitavatest võimsustest tööle Hiinas ka söele. Just sellepärast, et võrk tehniliselt jääks toimima. Ja nüüd, kus tuua paralleele? Paralleele saab tuua siis nüüd viimasest suurest elektrikatkestusest Euroopas, milleks on siis Hispaania, kelle elektrikatkestus põhjustas katkestusega veel Portugalis osaliselt. Ja selle põhjustas siis, see uuringu aruanne on väljas, selle põhjustas siis liiga suur taastuvenergia osakaal võrgus, päikeseenergia osakaal võrgus, sagedus kõikus liiga palju ja võrgus on väga palju nutikaid tarbijaid ja kui tarbija saab aru, et sagedus kõigub üle lubatud piiride, ta lülitab ennast võrgust välja ja piisab sellest, kui üks selline väikene laine tekib, mis tekitab veel suurema laine ja see juhtus siis Hispaanias ehk tarbijad lükkasid ennast välja ja see siis lõi ka võrgusüsteemist välja, et kui hetkel kaob väga suur tarbijaskond, siis võrk sellega enam hakkama ei saa. Ja see on selles mõttes hea näide siis, et Hiina suutis seda nüüd vältida, saades aru, et on vaja ikkagi suuri juhitavaid võimsusi, aga Hispaanial selle vastu head rohtu ei olnud. Ja kui vaadata nüüd poliitilises kontekstis seda, siis kui me vaatame seda CO2 kvoodi kaubandust, siis me näeme seda, et Hispaania seisab selle eest, et kvoodikaubandust ei muudetaks. Saksamaa seisab selle eest, et kvoodikaubandust hakatakse muutma ja siin võib tuua väga lihtsalt siis ka põhjendusi ja Itaalia soovib muuta, sellepärast et Saksamaa energiatootmine ja Itaalia energiatootmine baseeruvad väga suures osas fossiilkütustel. Hispaania on teinud need suured taastuvenergia investeeringud ära ja nad soovivad need investeeringud siis tagasi teenida. Aga ma jõuan siis selle oma jutu ivani siin veel, et täna öeldakse meile, et juhitavad võimsused ei ole konkurentsivõimelised, siis minul on siin ainult üks lühike ja lihtne küsimus. Et kuidas siis Saksamaal täna baasenergia tootmine baseerub siis ligniidil, pruunsööl, kivisööl ja maagaasil ja kuidas baasenergia tootmine toimib siis sööl ka Poolas. Ehk nad on väga suured tööstusriigid, nad on suutnud oma süsteemiga niimoodi üles ehitada, et süsteemi sagedus, juhitavus, kõik on tagatud. Ehk seal ei ole ainult börsipõhine lähenemine, ehk on olemas ka lahendusi, kuidas neid suuri juhitavaid võimsusi ka võrgus hoida. Küsimus on ainult, kas me seda tahame. Et siin on erinevaid lahendusi, saabki olla siis selline lähenemine, et me loome ka võimaluse, et meie suured juhitavad võimsused on töös selleks, et suuri hinnakõikumisi elimineerida. Aga selleks peab olema poliitilist tahet, et see poliitiline tahe on täna olnud Saksamaal, see poliitiline tahe on olnud täna Poolas ja kui meile läheb korda ikkagi, et ettevõtetel ja tarbijatel läheb hästi, siis me peaksime ikkagi selle süsteemi looma nüüd ikkagi selliselt, et ta oleks siis võimalikult tarbija ja tööstuse rahakoti sõbralik, seeläbi siis, mis on, hinnad on odavamad, tööstused, ettevõtted saavad ka siis väiksema kuluga tooteid teha või teenuseid pakkuda. Ehk kui me tahame, et Eestis hakkaks elu hästi minema, siis me peame ikkagi oluliselt panustama sellesse, et energia hind A oleks konkurentsivõimeline ja B igal ajal kättesaadav. Need on need aluspõhimõtted, millest tuleb lähtuda. Ja siis me saame aru ka seda, et igal ajal kättesaadav ei ole ikkagi väga hästi põhjendatud, kui see baseerub siis importkütustel. Ja kui me ei saa aru, et on vaja tegelikult ikkagi kohalikke ressursse kasutada
Ja siis tuleb aru saada ka veel sellest, et ega ühiku hinnad alati lähevad alla siis, kui mahud kasvavad, mis tähendab ka seda, et me peame siis leidma ka niisugused optimaalsed mahud, kuidas siis näiteks puitu väärindada, kuidas põlevkivi väärindada, nii et see ühiku hind läheks võimalikult odavaks. Nagu ma ütlesin, et kui me ka vähendame siin põlevkivist energiatootmise kasutustunde, siis sisendhinnad kasvavad. Põlevkivi kütusehind kasvab, sest kaevanduses masinaid tuleb ikka alles hoida, siis ongi mõistlik neid kasutada ka nii palju ja sellistes mahtudes, kui on ta optimaalne ja ka võimalikult soodne. Ja ühe mõtte ma toon veel juurde, et täna pakutakse ka siin lahendusena tuumaenergeetikat, siis jah, tuumaenergeetika, tuumatehnoloogiad on täna olemas, aga siin tekib mul üks väga lihtne küsimus. Eesti räägib, et me tahaksime kasutada siis väikeseid moodulreaktoreid. Nende arendusega on tegeletud Ameerikas alguses, see peatati, aga täna on see arendus uuesti töösse pandud. Siis on Kanada, aga võtame nüüd Euroopa Liidu riigi, kelleks on siis Slovakkia, siis Slovakkia tegelikult on otsustanud ju järgmise tuumajaama, Slovakkia on tuumariik, aga osta selle Ameerikast ja see ei ole moodulreaktor, see on 3. põlvkonna tuumajaam. Et minul tekiks siis küsimus, et kui meil on tuumariik, kes teeb sellise otsuse, et võtta nüüd eelmise põlvkonna tuumajaam, et siis kas me ei ole kuidagi liiga hulljulged ja pigem ma olen siis just sellepärast mures hoopiski, et kui me lubame ja see tegelikult ei ole realistlikult teostatav, mis tähendab seda, et kui meile on öeldud, et aasta 2035 juba jaam töötab, siis see ei ole realistlik. Siis me räägimegi, et läheb oluliselt rohkem aega, võtame Olkiluoto jaamagi, mille ehitamisega läks märkimisväärselt rohkem aega. Meil tegelikult on järgnevaks 20-30 ajaks vaja ikkagi mingisuguseid reaalselt tõsiselt võetavaid lahendusi ja siis ei saa väita, et see 4. põlvkonna jaam, mida täna veel ei ole ikkagi ju sellisel kujul turul olemas, et selline jaam oleks meie jaoks tõsiselt võetav lahendus nii lühikeses ajahorisondis. Ja nüüd tulebki ka aru saada veel, et kui maailma energiapoliitika on muutunud ja muutumas veel ja geopoliitika on samamoodi, et Lähis-Idas algas sõda ju, et sõda käib Ukrainas. Nende sõdade lõpetamine võiks olla ju kõige lihtsam ja siis vaatame edasi neid teisi küsimusi, et selles kontekstis kindlasti energiajulgeolek on kõige alus, et ühiskond toimiks. Kui me nüüd tuleme selle juurde, et öeldaksegi, et eesti keel, kultuur peaks säilima, siis seda saabki ainult tagada siis, kui me panustame ka energiajulgeolekusse ja varustuskindlusesse. Jälgi meid Facebookis, seisame koos vabaduste eest.